Tere tulemast vaatama Võrkpalliliidu uut saadet, kus püüame teieni tuua kõik meie võrkpalli puudutavad teemad, täiskasvanute koondistest pallilahinguni. Käesolevas osas räägime Kääriku laagriga suve esimesele koondise perioodile joone alla tõmmanud rahvusnaiskonna siseelust. Sõna saavad kapten Julia Mõnnakmäe ja uus peatreener Lorenzo Michelli ning lõbusamas osas iseloomustavad treenereid ja abipersonali Hanna Pajula ja Kertu Laak. Koondise kauaaegse kapteni Julia Mõnnakmäe sõnul on uute juhendajate tulek väga palju muutnud. Uus peatreener on lisaks võrkpallimängualastele teadmistele tema sõnul ka suurepärane psühholoog, kes oskab õigel ajal huumoriga pinged maha võtta ja eelistab personaalset lähenemist. No kindlasti me ei ole siin vangis, et igaüks on ikkagi, tuleb siia vabatahtlikult. No mitte päris vabatahtlikult, aga oma, ma arvan, suure tahtmisega, et siin olla ja kõik tahavad kõvasti tööd teha. Et meil on olnud jah, selline väga huvitav periood ja väga huvitav tsükkel ja täiesti teistmoodi ka. Ja vaadates meie Instagrami, siis töö ja lõbu käivad ikka koos ja kindlasti meil siin Hanna Pajula ja Kertu Laak hoiavad seda tuju väga kõvasti üleval, et seda on sotsiaalmeedias kõvasti nähtud. Aga ei, väga äge on ja kõik on hoopis teistsugune, ütleme, kui võib-olla eelnevad aastad, sellepärast, et on uus staff ja kõvasti kõik on muutunud. Kõik treeningud, kõik, ma ei tea, kõik. Too mõni näide, mis on teistmoodi või mida sa varem ei ole, sa oled päris kogenud mängija, mida sa varem ei ole kohanud? Kindlasti see staff on väga professionaalne, et igaüks teeb nagu väga kõrgel tasemel oma tööd, et kõik on teistmoodi, et mängimissüsteemid on teistsugused, näiteks minul isiklikult oli selline täiesti uus kogemus, kuidas plokis peab liikuma, et ma olen mänginud mitmes klubis ja üheski klubis pole sellist nagu tehnikat ja sellist liikumist nagu välja toodud, et meil võtab samm-sammult aega, kuidas me õpime neid asju siin ja meil ongi selline tegelikult süsteem, et me alustame täiesti nagu basic-asjadest ja siis liigume, et teeme selle ühe nädala mingit asja kogu aeg ja teeme selgiks, siis nädala lõpus me peame siis nagu näitama, mis me ära õppisime. Ja niimoodi ma vaikselt liigime praegu. Üks uutest abitreeneritest mängib samal positsioonil nagu sina, Andres Toobal, kes näpunäited ta jaganud on sulle? Ei no ütleme, kui ta alguses täitsa esimesel nädalal tuli, siis ma küsisin talt, et mingites olukordades, et Tats, et kuidas ma peaksin siit palli vismist, et lihtsalt lähed sinna, viskad sealt 5 meetri pealt 2 ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, kas naiste võrkpall on nii lihtne, et ei ole võib-olla nii palju jõudu, aga ei, nüüd on kindlasti see treenerite staff, et Rainer ja Ats on, kindlasti on nagu ka juurde väga palju õppinud ja just eile rääkisimegi Raineriga, et ta ütles, et see on ikka täiesti teistsugune võrkpall, naiste ja meeste võrkpall ja Lorenzo teeb selle nagu väga lihtsaks, nagu väga selgelt, nagu ta toob selle erinevuse välja ja see lõpuks nagu ta põhjendab ära, miks naiste võrkpallis on nii ja miks meeste võrkpallis on nagu teised. Et see vahe on jah märgatav, et jah. Lorenzo treenerina kuuldavasti on selline väga tugev, mitte ainult tehniliste ja puhtalt mänguliste asjadega, aga ka nii-öelda siuke psühholoogiline pool, et oskad sa sealt tuua, kui ta on, ma ei tea, mis jamasid teil siin lahendama pidanud või mingeid keerulisi asju, et kuidas ta lahendab neid olukordi? Ma arvan, et meil ei ole nagu siiani mingit jamasid nagu veel olnud, et ma ei tea, muidugi peaks Hanna Pajulalt küsivad, kas ta midagi siin korraldanud, et ta kindlasti võib-olla on, aga ei, ta on selline treener, kes rõhub hästi palju sellele, et me oleme üks võistkond, et me kõik, mida me teeme seda oma tiimikaaslaste jaoks ja tema selline, ta on välja näidanud selline siduvus nagu selle Eesti koondisega on niivõrd suur, et mis on tegelikult ületatud. Ma arvan, Kertu Laak ütles oma intervjuus ka siin paar päeva tagasi, et ta väga tahab siin olla ja ta tahab nagu näidata, et tema ja kogu staff ja võistkond töötamegi ühe nagu eesmärgi nimel ja siis ta rõhubki selle väga palju, et kui meil on need videomiitingud või midagi, et siis see psühholoogilise osa pealt ta nagu tahab väga selgeks teha, et sa võid nagu individuaalselt väga hea olla, aga me töötame nagu võistkonna nimel, et jah, et ta nagu rõhub väga palju sellele, et kuidas saad kõik pusled niimoodi kokku panna, et see võistkond nagu toimiks.
ja jah, et selles suhtes jah, et see psühholoogiline osa on tal kindlasti olemas kõvasti ja me saame sealt väga palju nagu uut infot ja hoopis võib-olla mingi teise nurga alt nagu näeme seda võrkpalli. Täna ta siin praegu ka peab selliseid 1-1 vestlusi mängijatega. Saan aru, et pidid mingi treeningmängu põhjal sellise eneseanalüüsi tegema. Räägi natuke, mis ta teilt nõudis või teha palus? Meil oli selline ülesanne, et me pidime vaatama siis eilse õhtuse trenni üle, et meil oli mänguline trenn täiesti ja vaatasimegi, et vaatasin täiesti oma positsioonist lähtuvalt ja pidid vaatama ka, mis on nagu tehnikaga, mida sa teed üldse seal platsil, tehniliselt poole pealt ja siis taktilise poole pealt. Et see, mida me siis õppisime siin need 3 nädalat või 2 nädalat temaga täpselt siis, et kas me oleme seda kõike kasutanud, kui ei ole, siis miks ei ole ja mida võib-olla me oleme hästi teinud, mida me oleme halvasti teinud. Et jah, et selles mõttes, et nüüd see analüüs oligi selline, et iga mängija pidi vaatama oma positsioonist lähtuvalt ja tegema siis sellise kokkuvõtte või analüüsi, mida ta üldse teeb seal platsil. Mis su seni kõige raskem hetk siin on olnud? Ma ütlen ausalt, mul ei olegi mingit rasket nagu hetke väga olnud, et ma naudin seda laagrit ja ma arvan, et minul on kindlasti väga palju õppida selliselt treenerilt ja sellistelt treeneritelt. Ja ka teistel tüdrukutel on täpselt samamoodi, et siiani meil on ikkagi olnud töö ja samal ajal on see ka väga nagu siuke lõbus olnud ja mõnus nagu oled. Et ma ei saa öelda, et see on väga raske päev on olnud, et mõnel võib-olla noorel on natuke raske praegu. Kuidas noori on siin päris mitu, kuidas nad kõrvalt tunduvad? Välismaa treenerid ja üldse naistekoondis? Ma peaksin kiitma tegelikult väga noori praegu, et kuna ma tegin mõne noorega juba trenni, olin abitreener Audenteses noortega, siis ma võib-olla ootasin, teadsin, mis mängijad nagu tulevad ja noormängijad ja nii edasi, aga ma ei teadnud, kuidas nad, sellise tasemega, see, mida see treener nõuab, et see on ikkagi nagu väga, ta nõuab väga sellist kõrgtasemest võrkpalli ikkagi. Ja nad on siiani väga hästi hakkama saanud, et nad on väga tublid olnud ja ma olen isegi positiivselt üllatunud, et nad on tõesti väga hästi nagu hakkama saanud ja arenenud nende päevadega. Et isegi nii lühikese aja jooksul sa näed juba, et nad mõtlevad kogu kaasa. Et siin Eva ütleski ühel hommikul, et istus lihtsalt hommikul või õhtuses trennis, pärast õhtust trenni istus ja siis lihtsalt oma ette istus. Siis Anu küsis talt, et kuule, Eva, et sul on kõik hästi või? Ta lihtsalt ütles, et jaa, et mul on siuke tunne, nagu ma olin 9 tundi koolis, et ma lihtsalt olen vaimselt nii väsinud, et see trenn lihtsalt, ma pidin nii palju kaasa mõtlema. Et nendel on kindlasti natuke võib-olla raskem selles mõttes, et esiteks on välismaa treener, kes räägib teist keelt. Kõik võrkpalliterminid on ju ingliskeelsed ja nii edasi, et see on juba teistmoodi keskkond. Ja ka nad vaikselt harjuvad ja juba ma näen, et nad suudavad seal nalja visata treeneritega ja see on siuke, jah, ma arvan, et neile nagu meeldib siin ka. Koondise uus juhendaja Lorenzo Michelli on maailma tipptreener, kel muuhulgas ette näidata 2 meistrite liiga tiitlit. Tema Eestisse tulek on paljude jaoks siiani veidi üllatav. Kogenud treener kinnitab aga, et teda paelus võimalus midagi ise üles ehitada ja eestlaste armastus võrkpalli vastu. This is the important first moment for us. Now we know each other, it's the first camp. I can talk personally with the girls, so we had a lot of meeting, but not official. I mean, talking for coffee. Okay, we have a little bit time also to understand each other, what not just like a player, like a coach, also what we are doing. So it was nice also in this part, but the main part, okay, was our job. To understand a little bit our level, what we can keep like in 2-3 weeks of work, what after we will start the second period. Kuigi naised süüdistavad peatreenerit selles, et on mõnede nimedega omavoliliselt ringi käinud, väidab juhendaja, et on eksinud vaid korra. No, easy, yes. After It's difficult? No, after 3 days I think I didn't miss nothing, just one time.
I miss one name, Ingrid, because in Italy Inga we can call Ingrid, but it's totally different name here. So after I can make a nickname Iksu, so very easily. So I've heard everyone has nicknames now, Italian style. Yeah. We have this is really Italian style, but we give to friend nicknames. So this is also coming from the atmosphere what we have here. So they have like 3-letter names, like Rainer is Rai. Rai, yes, yes, sure. So I'm sure you have seen the singing and dancing videos on Instagram and maybe here in the hotel also. Have you been with another group where there are, No, a little bit crazy girls like this before? Yeah, but it's nice to have life inside of the group, no? Because we are working serious, so there is also this part. We cannot be always serious during the day, because we have also to pass our time in the right way and also to enjoy. And this is also part of our job. I mean, the atmosphere what the girls can create with the staff, with the people also around is very important. So more is positive and more everyone will enjoy, more they will give their best. Michelle ei taha veel nimeliselt välja tuua, kes on naiskonna vaimne liider või kes raskel hetkel kõige rohkem tuju üleval hoiab. Igaüks annab mingi osa. Leaders of this group, we have to understand also what is the period. I saw the group of the experienced one player, so who is a little bit more expert, try to take all the young for the hands and push them during the training. So for sure our captain is the first one who collect all together, but it's not only her job. I saw there is like a community of because we have not this two group little bit more older, but older I mean in the right shape to play volleyball, so in the right time to play volleyball. What they try to teach also the attitude during the training, no? The motivation also to come in the training, to do also small details about technique, about training. So this is very nice because these two group of age are coming one together, helping each other and to develop together the level of volleyball. Noortest rääkides tunnustab Michelli kõiki võrdselt. For me, the totally group surprised me because I can see that they have potential, so it's just time what we need to work with them. I don't say even in one season we can develop, we can change everything, but for sure if we try to create our system and the girls how they are pushing themselves also to follow this philosophy, this idea, we will have a good result, and for sure we will have good system also for the future. These two group, the young one, for sure they are learn a little bit more than the older, because the experienced player, they know already how to play, you have to be in the field. Okay, for the other there is a lot of information. So with them also is more important. They will understand what is the right way. Okay, so to show them the right way, and later also the game will come a little bit more easy for them. And overall, you had last night the last meeting of this period in a classroom. How satisfied are you? How they are coping with your system and understanding what you expect from them? We started a bit basic, so everyone is like around 2 weeks and a half we are working about it. Here in Caricou we had also possibility to play a little bit more 6 against 6, so we can try, we can watch with them because the girls was also ready to analyze their self during the small competition what we had during the training. So I saw the level, we reached the level what we have to do in this period, and also yesterday was not the last training, but it was the last opportunity to show them where they arrive, and I think all the girls was going out from the sport hall satisfied because they can see. They feel okay. There is something what is working. So also there is a lot of moment when we are good. There is good sound. I mean about the rhythm of volleyball around. About free time and the rest of the stuff. I know you have been going fishing in this lake. So the biggest fish you have caught is.
No, it's nice. When we had 2-3 time when we can have 1 hour free during the morning, but also we take 1 hour free because 6:30 in the morning, 6 in the morning, no practice, no job, the people will sleep. So after we need also a little bit to relax. Like the girls, they are going to take a sun, no, to take a bath, so they will go in the lake to swim a little bit like this. Also staff organize our part, no, so it's a little bit fishing, it's a little bit talking together, it's just sitting also for coffee. This is our free time, I think, and in this moment also. What is nice, we keep in the same way concentration, and also when we are going to fish or drink a coffee, there is always target what we are doing with the girls. So what we are doing with the team, what we are looking for. So is always something what we build. So it's always everywhere till building in every occasion when we have a possibility to stay together. Kaks koondislast, kes on alati valmis laulma, tantsima või muul moel kogu tiimi tuju üleval hoidma, on Kertu Laak ja Hanna Pajula. Palusime neil naiskonna treenereid ja teisi abilisi iseloomustada. Muu hulgas saab teada, kes treeneritest on trahvikassa suurim võlglane, kes harjutab koondisse pääsemise nimel ja kes tegelikult kogu seda seltskonda koos hoiab. Nii, aga hakkame siis füsiotest pihta. Hakkame Eesti oma enne ehk siis Saka. Liisi Sakale. Endine jalgpallur meil. Ja võrkpallitreenides on väga huvitav vaadata, kuidas aga ta on arenenud selle pallide püüdmise suhtes. Võrreldes eelmise suvega ikkagi oluline edasiminek. Lorenzo teeb temaga tööd ka palju, ma olen näinud treenides. Ja. Individuaaltreenid. Ma arvan, neil on individuaalkoosolekud ka ja videomiitingud. Et kuskilt peab see areng tulema, et vaevalt, et see lihtsalt niisama kuskilt tuleb. Tundub küll, et vaikselt tahab ka nagu mängijaks hakata. Ikka pingutab see nii. Ta isegi proovis hüppelt servi siin üks päev. Isegi jäi video peale. Aga füsiod vaata on tihti sellised nagu poolpsühholoogid ka või peavad kuulama teie muresid ja hädasid ja... Massaaži all ikka, jah. On nii temaga ka? Sakaga kuulame meie pigem tema muresid. Me jagame muresid ja pigem mõtleksin. Et Sakaga on jah niimoodi, et 50-50 minu mured ja tema mured segamini seal. Mis on vähemalt vestlus. Jah. Okei, nii võtame siis Itaalia füsio Giuseppe. Tema on kõige vähem olnud siin küll, aga... Täna sai nädal vist. Jah, eelmine nädal tuli. Jah. No sina oled tema juures rohkem käinud. Mina olen käinud juures. On fiksinud midagi? Oi, ta on imemees. Mind ta juba on väga palju aidanud, jah. Aga ta on niisugune vaikne. Aga mina ütleks näiteks, et mina arvan, et ta räägib kõige paremini neist inglise keelt. Ja meie üllatuseks ta isegi räägib vene keelt natukene, sest ta oli seal Kasahstanis. Just. Ta oskab ikka tere, aitäh ja parid roppused ka, aga seda ma siin televisioonis ütlema ei hakka. Nii siis hükketreener Alessandro. Tema on meil trahvirahades kõige suurem võlglane, sest et tal on kõik nimed väga sassis ja ta on teistele inimestele uued nimed ka pannud. Nagu näiteks? Nagu mina olen näiteks Paula või Paulita. Ingrid on Inga. Katriin on iga päev erineva nimega. Katriinil on iga päev uus nimi. Katariina, Keit, ma ei tea, mis iganes seal tuleb, kuidas Katrin, ära väänad selle sõna. Trahvid on, kui nime vastu eksitakse? Üks vale nimi on 1 euro. Et tal on seal üle 10 euro juba kõvasti. Ta ütles siis Sakale Mihkel ka või? Jaa, ta ütles Sakale Mihkel ja see on ka siuke... See on suurem trahv. Kui sa sooga mööda paned, siis peaks trahv vähe suurem olema. Jaa. Hükketrennid meeldivad teile? Jaa, väga meeldivad. Teistmoodi kui siiani. Aga jah, siuke korralik ülesehitus, iga detail on oluline, et täpselt nii palju pead puhkama selle harjutuse vahel ja täpselt sellise tempoga pead tegema, et kõik on viimase detailini paigas. Ja ta on hästi ära ka seletanud tegelikult, nagu miks me mida teeme ja selles mõttes on hea. Jah. Nii siis koondise kõige tähtsam inimene Mihkel. Jah, Mihkel tahaks ise võib-olla siin intervjuud anda praegu. Ta oli natuke solvunud. Temaga intervjuud tehta.
ei, Mihkel saab plusspunkte juba puhtalt oma laste eest. jah. Et kui... On ta ise, mis ta on, aga ja ei, ta on ise okei, aga... lapsed võiks rohkem külas käia meil. jah, võiks rohkem käia. Ja kui ta lapsed ikka trenni kaasa võtab, siis kõigil on kohe palju parem tuju. Jaa. Kui on vaja mingit probleemi lahendada, siis Mihkel lahendab kõik kiirelt. Jah, kui ta ütleb, ta on alati avatud küsimustele, aga kui küsimusega kohale lendad, siis vahel nagu ta ei ole väga rõõmus. Alati, jah. Aga ta ikkagi aitab alati selles mõttes. Olgu ta siis kuri või mitte. Ja, et ta tegelikult ei ole siin tiimil, nagu ta on kirjas küll ainult statistikuna, aga tegelikult ta teeb palju rohkem kui lihtsalt statistikat. Manageerib ikka seda kogu kampi. Ja, just. Ta on väga tugev asja ja. Tubli Mihkel. Nii siis uued eestlastest abitreenerid Rainer ja Ats. Kuidas nad saavad juba aru ka naiste võrkpallist midagi? Alguses oli väga palju küsimusi neil. Ja nad itsitasid ühes trennis ikka väga korralikult, kui Liis jooksis esimest korda seda ühte jalga, siis nad ikka omavahel seal itsitasid, et mis asi see on. Miks seda peab tegema? Aga nad on, ma arvan, õppinud ise väga palju juurde, et kuidas, või tõesti, kui nad tulid siia, nad ei arvanud, et see naiste võrkpall nii teistsugune on meeste võrkpallist. Aga nüüd... nagu leppinud ja... Jah, Lorenzo on neile vist rääkinud seda, mis erinevus on. Mul ei ole ka nendega nagu varem kokkupuudet olnud, aga nad on väga asjalikud ja nad on väga toetavad, mulle väga meeldib. Jah. Nii, ja kes meil siis on veel pealik ise jäänud, Lorenzo? Jah. Väga selles mõttes mulle meeldib, kuidas ta oskab nagu, kuidas ma ütlen, pitsa ja präänikut anda. Täiesti, seinast. Et kui vaja, teeb kõvemat häält, nagu itaallased ikka, eks ole. Ja kui vaja, siis ütleb Julile Angry Bird ja mis iganes väljendeid sealt veel vahel tuleb, et... Juba on mõned seksid, et mis ta ükspäev rääkis meile, et teemaks oli, et asju tuleb võtta nagu samm-sammult, et... Step by step. Jah, et ta ütles, et kui mul on laps, siis ma ei anna talle jalgratast, ma ei anna talle rollerit, ma ei anna talle Ferrarit. Et ma ei hakka seda Itaalia aktsenti inglise keeles siin järgi tegema praegu. Aga et selles mõttes ta on hästi tõesti nagu hingega asja juures, et niisugune tunne, et ta tunnebki, et ta on ise ka eestlane juba. Niimoodi, nüüd ja siis mõjutada niimoodi. Loodame. Nad käisid siin kollektiivselt saunas ka meil ju. Ja nad on käivad kalal väga tihti, käivad kalal siin, jah. Aga nad ütlesid, et siin kalapüük läheb iga päevaga ainult kehvemaks. Ma ei tea, kas asi on neis või... Kõik kalad on juba suud on konksust ära rõhutud. Kalad ei julgenud võib-olla itaallasi karta enne siin. Siis tulid nagu õnge otsa, aga nüüd said aru, et siin on mingi jama majas.